No tšau, Oliver. Kuule, talv hakkab ennast tasapisi aina rohkem ilmutama ja noh, jääd küll veel peal ei ole, aga ootusel ootus on, et võib-olla käiks üle mingisugused põhilised siis ohutusega seotud teemad, et mida tuleks jää peale kaasa võtta ja kuidas üldse käituda, kui satud mingisugusesse õnnetusse või mis iganes seal juhtuda võib. No tšau, Joonatan. Ootad ka jääd, mina ka ootan. Eelmine aasta ju jääl õieti käia ei saanudki ja kuigi üle-eelmine aasta, kui oli jäähooaega ikkagi päris kedasti, siis ka saagid olid enamuste, keda tean, ikka väga korralikud, nii ahvenkoha kui ka muud kalad. Aga see selleks. Ohutuse juttu alustaks siis näiteks väikejärvedest. Väikejärvedest tuleks siis alati just siis alguse poole või kui ongi selline heitlikum talv, et ei ole seda korralikku krõbedat külvamist kõik ära kaanetab, et siis need suubuvad jõed, kraavid, samas ka väljajooksud, et seal suudmete aladel, eriti kui lund on veel peal, siis seal võiks ettevaatlikum olla, tuuraga, puuriga ette auke teha, et vaadata, kuidas see jääpaksus muutub, et sellistes kohtades tuleb kindlasti olla ettevaatlik ja tähelepanelik. Tegid ühe ägeda ujuvkombega video ka, kus sa kuskil sadamas käisid ujumast, aga jääaugus on ta natuke, käib teistmoodi, et kui nüüd mingi jäämoodustus tuleb, siis võiksid sellega ära teha, et lähedki siukse paarisendise või 3-4 sendise jää peal, trammid nii kaua sisse kukud sellega, et siis on näha, kuidas ta tegelikult jääaugus toimub, et seal sa tegelikult kukud sisse ja tuled nagu plumps, ta on nagu korgi efekt põhimõtteliselt. Ja nii kui ülesse koha tuled, käed peale ja lükkad ennast jääserva peale. Et seda on see, esimese jääga on seda hea teha, et siis ta ei murdu nii kergelt sinu all uuesti ära, et kevade pooles, kui jääpudru on, siis on natuke teine asi teema. Aga kui samas, kui neid käsi sinna peale ei saa või ennast kohe välja visata ei saa, siis on muidugi teine asi on jäänaastrid. Et kõige odavam kalamehe elukindlustus, mis nad maksavad 10 eurot võib-olla, et eluks ajaks ja tõesti, need on head asjad. Lööd jäässe, tõmbad ennast peale, mitte mingit küsimust ei ole. Paned kaela, neid saab panna igat moodi endale siia kinni, neid kas kannad neid niimoodi või siis kasutad neid. Et need võiks olla kindlasti kaelaas kõigil. Et kui on pool meetrit, jah, seda jääd, siis on teine asi, aga leiba nad ei küsi. Mis siis veel? Kaasas võiks olla, kui siuke õhem jää on, kelgus võiks alati siuke nöör olla, 2-3-5 meetrine, et kui kahekesi minnes näiteks sõber viskab sul nööri või mis iganes, õhukese jääga tavaliselt võikski alati kellega koos minna, et vältida mingisuguseid riske või ohte, et ohud ikka on, aga kahekesi on ikka kahekesi. Et ma ei teagi, ei oskagi öelda, loodame, et see aasta see jääken ikkagi peale tuleb, et Soome seal põhjas seal oli juba päris käredat külma ja siin ida pool ka seda külma on, et äkki see aasta jääb see külm peale ja ei jää siin pendeldama selle +1 ja -1 vahel. Aga pikk jutt, see jutt, et oleme hea otsuses ja Suur tänu, Oliver, sulle selle ülevaate eest ja üks näide elust enesest. Kuidas siis V6 kombega on see asi? Kuidas on?